küla elaniku endise Eino mälestust üles pidama. Et Pajusi külaseltsi nimel tänan teid, et tulite ja annan sõna Tiit Pargile. Te kõik küsisite, et miks selline kellaaeg. Einole meeldisid vimkad ja me tegime ka vimka. No ilm tegi meile kõige suurema vimka muidugi. Aga et küll me need kõik asjad aetud saame. 14.44. Oleks võinud ka olla 19.44, aga nii õhtu hiljem ei tahtnud teid välja ajada. Ja 7. kuul, 7. päeval, mis kokku on 14 ja 44. aastal sündis Eino Suting. Nagu te teate, selle aja inimestel ei olnud päris kerge see lapsepõlv ja enda eest tuli päris kõvasti seista. Ja kui ta juba suuremaks ja targemaks sai, tulid juba mõtted, kelleks saada. Tal oli mitu head mõtet. Nagu te teate, ta ei olnud mitte ühe eriala mees. Talle meeldis kunst, talle meeldis ehitamine, talle meeldisid masinad. Nii et ta oli kõigis oma käpp sees. Ja eriti meeldisid talle toredad inimesed. Ega ta muidu seda kaamerat kätte ei võtnud ja inimesi jäädvustama ei hakanud. Algul küll fotograafina, pärast juba liikuva pildina. Te olete juba siin piisavalt olnud, näinud ekraanilt päris palju tuttavaid inimesi. Me arutasime selle üle. Küll on palju inimesi, aga vaat näed, nimesid ei mäleta. Küll oli palju lapsi, kelle omad ei tea. Oleks kena, kui te omadki ära tunneksite. Nii et teinekord tuleme veel kord kokku, istume siia maha, vaatame kino, paneme seisma, äkki leiame nimed ka üles. Nagu õigel mehel ikka tuleb oma elus vähemalt üks maja ehitada, vähemalt üks puu istutada ja vähemalt üks laps üles kasvatada. Einost rääkides ei jõua mina neid lugeda. Neid puid, mida ta istutas, neid puid, mida ta ümber kujundas ja kui palju ta suutis endast maha jätta seda ilusat pargiala või ükskõik kas Pisisaares või Pajusis, kellegi abi vaja oli, ta oli alati kohal. Nagu te teate, üks viimasemaid töid, mis ta tegi, mis seoses Lembituga siin, Lembitpaaliga, oli ju lõõtspillipäev, vanatehnikapäev. Ja vaat talle meeldis ka see lõõtsa muusika. No, nagu öeldakse, igast asjast saab ükskord küll, aga vaat kui töö on vaja teha, siis tehti. Ja täna selle päeva meenutuseks, Eha, ole kena, mängi üks lugu. Ma usun, et teile kõigile tuleb see tuttav ette. Aga et kui rääkida Eino kodust, siis tema ei suutnud mitte niisama vaikselt istuda ja vaadata, nautida ilma, vaid alati oli midagi teha. Ja tal oli ka väga kuldne käsi roheliste asjade peale. Ükskõik, kus kohast ka ta ei võtnud mõne puutaime. See võis niisama maast nopitud olla, ta mõtles, see on vaja mul sinna aianurka panna. Ja kas või see sama lehis, mis on seal tiigikaldal, on niisama maast nopitud ja sinna pandud. Väga kuldne käsi sellel teemal. Ja seda nägi ka president, kes tema kodule tunnustuse andis.
ja muidugi ega siis kõike tööd ei tehta üksinda kunagi. Oli ju Mari, kes kogu aeg ees ja taga neid asju hooldas, jooldab siiamaani. Nüüd on kahjuks küll Heino asemel sõbrad, kes käivad abis, Meelis, kes käib alati õigel ajal kodust läbi, et muru oleks niidetud jõukorras. Omad lapsed, lapselapsed, kõik, kes õuest läbi käivad. Et alati on midagi teha, kas tiik puhastada või mingi rohulivle ära võtta sealt, kus ta olema ei pea. Ja uuem asi, mis tuli, oli ju külaselts. Tema oli üks algatajatest, algsest koosseisust, kes leidis, et see on vaja ära teha. Nagu te näete, töö läheb edasi. Ja täna siis me peame kahjuks küll alustama siin sees, aga me läheme pärast välja, et see pink avada. Aga senikaua me võiksime kuulata mõne loo. Ega siin ei oskagi öelda kohe, mida Heinz ei ole siin teinud, et sisuliselt on ükskõik kuhu sa vaatad, on siin Heinzi käepuudutus olemas. Pildid seinal. Pildid, kujud, mis iganes. Alates laululavast ja lõpetades bussipeatusega ja veel kaugemal. Ma tahaksin kodus olla. Võite kõvemini laulda, ja, palun. Aastalõpu eelviimane päev ja me oleme oma kaameraga Paljusimail, et vaadata, kuidas elavad nii riigipoe kui ka erapoodide omanikud. Vaataksime, kuidas nad elavad, kuuleme nende muredest ja rõõmudest ja ehk ka tulevikuplaanidest. No tere ja head vana aasta lõppu teile kõigile siis. Kuidas siis ostud mööduvad siin Paljusi riigipoes? Ikka paremini. Kas on ka valikud? Valik on suur. Ma küsiksin ka poemüüja käest, ole kena, tule siia poole ja räägi. Ei, välimusest ei ole midagi. Ma küsiks, et kuidas te elate siin? Hästi elame, hästi. Nagu te teate, on üle Eesti avatud päris mitu mälestuspinki. Ja täna avame siis ka ühe siia oma, juba avas, see on hästi, tubli. Heinz on kohal, ma tean. Õige. Ma tahaks, et see pink oleks tihedas kasutuses. Iga inimene, kes siia tuleb, tunneb, et on vaja midagi rääkida. Kas või sõbraga tulete koos, istuge teine teise poole nurka, ajage jutud ära, tuletage Heinzi meelde ja soovige talle palju head, eriti tänase päeva puhul, tema sünniaasta päeval. Ole kena, ava siis Heino pink, tõmba tahapoole. Ma tahaksin kodus olla, kui õunapud õitsevad ja nende roosakad õied su juukseid ehivad. Ja nende roosakad õied su juukseid ehivad. Ma tahaksin kodus olla, kui rukkipõld haljendab ja luige part taevapõlvil mu kohjusel purjetab.
ja luigepord taevapõlvil mu koju seal purjetab. Ma tahaksin kodus olla, kui lumevaip katab maad ja kuuskede härmatanud oksad kuupaistel hiilgavad.